see pärineb küll ühest teisest organisatsioonist selline sissejuhatus, aga sobib väga hästi. Oleme hetkel siis 5. klassi lapsevanem. Räägin teile lühidalt Keila kooli sõprade klubi saamisloost ja tegemistest, aga ka meie missioonist ja eesmärkidest üldisemalt. Mingil põhjusel on Keila koolil või siis tema eelkäijal Keila gümnaasiumil puudunud nagu korralikult toimiv vilistuskogu, kes on ka üks kooli sidusorganisatsioon, kes ei tegele otseselt õpilastega, õpetajatega, aga tegelikult rohkem kooli arenguga. Ja mina isiklikult ei ole Keila koolis käinud, seetõttu ei tea neid põhjuseid väga täpselt, aga kindlasti on teie hulgas palju Keila kooli ja muidugi Keila algkooli vilistlasi. Eks te ise paremini teate, miks see nii on olnud. Teiselt poolt on samal ajal olnud jällegi eeskätt Keila firmadel ja ettevõtetel, aga ka eraisikutel, kes on olnud huvitatud kooli ja hariduselu toetamisest, on olnud väga segane süsteemitus, kuidas neid asju siis kõigile selgelt ja sirgelt teha ja toimetada. Ja koos tänase päevaga siis uue koolihoone valmimisega tõstatusid need murekohad siis väga teravalt ja vajasid kiiret lahendamist. Ja selle aasta mais kogunesid siis 9 inimest, kellel igal ühel oli kooliga erinev suhe ja moodustasid sellise mittetulundusühingu Keila kooli sõprade klubi. Mis on selle MTÜ tegevuse eesmärk? Eesmärk on anda huvitatud inimestele, organisatsioonidele lihtsaid võimalusi panustada kooliellu nii mõtte kui teoga. Uue hoone valmimine on olnud ju väga oluline kogu linna arengule ja see on pannud inimesi mõtlema, et kuidas anda oma panus selle hoone ja kooli veelgi paremaks muutuseks. Meie üks kõige praktilisem eesmärk on ikkagi koguda raha kooli toetuseks, sest mis on saada meie materiaalses maailmas, saab küll palju asju ja väikseid, aga ka suuri asju teha ilma rahata, aga raha on siiski oluline tegija. Kuidas siis seda raha jagatakse? Kuidas me oleme mõelnud seda jagada, mida me kogume? See jaguneb 4 põhilise valdkonna vahel. Need on õpilased, õpetajad, kooliüritused, õppevahendid. Me toetame kooli õpilaste õppekäike, teadustegevust, oma algatust. Tunnustame häid õpetajaid ja toetame õpetajate enesetäiendamist. Kooliüritused, näiteks teaduskonverents, täiskasvanud akadeemia, mõttetalgud, aga ka kõiksugused üritused, mis rikastavad kooli ja kogukonna elu, et siduda kooli ja seda uut väga väärtuslikku hoonet rohkem Keila ja Keila lastega, Keila inimestega. Siis õppevahendid. Aitame koolil soetada sellised õppevahendid, ilma milleta saab küll kool oma igapäevast elu toimetada, aga mis muudavad õppimise ja õpetamise lõbusamaks ja paremaks. Oma esimese eesmärgina oleme otsustanud kaasa aidata siis uue Estonia klaveri jõudmisele uue kooli uude aulasse. Ja tekib ka muidugi paljudel küsimusi, et miks ei võiks nüüd samu asju lahendada siis linn kui hariduselu korraldaja Keilas. Aga mingil määral väljuvad need siiski traditsioonilise koolipidamise kohustuse raamidest. Need on need eesmärgid, mis muudavad lihtsalt kooli natuke paremaks. Ja maikuus, kui saigi pöördutud 2 Keila kooli tuntud ja tunnustatud vilistlase poole, need olid Jüri Kuuskemaa ja Juhan Paadam, kes koostasid siis üleskutse alustada kampaaniat läbi viia koorendus Keila koolile klaveri ostmiseks. Kindlasti te lugesite seda Keila lehest ja olime ka siis annetuskastiga väljas esimest korda Keila laadapäeval, Keila päevadel. Seal läks meil üliedukalt, ühe päevaga kogusime kasti üle 600 €. Ja peale seda käis siis annetuskast ka koolide lõpuaktustel ja terve suve tegi vaikselt oma tööd ka Rõõmu Kauamajas kassade juures. Kindlasti ka nägite seda. Ja siinkohal muidugi tänan teid kõiki ja üleüldse kõiki, kes siin on midagi poetasid. Meiega üks põhimõte on see, et iga euro aitab kindlasti midagi ära teha. Aga palju kogutud? Kui palju kokku on kogutud? Oli küsimus, jah? Toris oskab täpsemalt öelda. Nüüd täpset hetkenumbrit ei tea, aga 2500 ja 3000 € vahel. Ja palju vahel on veel saab vahendada?
22 midagi tuhat läheb vaja. Kindlasti see on ainuke raha, millest on klaverit tõstnud. Kui me klaverist räägime, jah, aga eks me saame siin toetusprogrammid ka. Ja siis see kasti avamised ja raha lugemused ülelugemised on siis loomulikult kõik avalikud ja need on toimunud siiani Rõõmukogume ja Poes. Ja nendest summadest, mis me oleme sealt välja võtnud ja üleüldse oma tegevustest, anname siis regulaarselt arvu ja kirjutame ka muid uudiseid Facebooki lehel, aga ka Keila kooli kodulehel, kus on olemas selline valik nagu Keila kooli sõbrad. Lisaks siis anonüümsete annetustele, mis me kogumiskasti kogune, on kõigil võimalus teha ka annetusi pangakontole, kui on soov mingit kindlat asja toetada. Kui teie hulgas on inimesi, kes ise või näiteks teie ettevõtte töökoht, kes sooviks rohkem kaasa rääkida kooli arengus kõige laiemas mõttes, siis on ka võimalik astuda mittetulundusühingu liikmeks ja sellega siis väljendades, seal siis täpsemalt väljendades oma tahet, kuidas seda teha. See klaverikujuline kogumiskast on ka täna siin kooli foyees, et teile tähelepanu äratada ja kasutage jätkuvalt seda võimalust, et siis sinna mööda minnes üht-teist sisse poetada. Et need korjandused jätkuvad veel selle sügise, kuigi reaalne klaver on vist juba üsna varsti saabumas. Klaver on 22 september, kuhu me ootame inimesi suures majas, et siis on klaveri pidulik üleandmine ja klaverikunstnik Mattiisen mängib meile 40 minutit, paneb oma käed selle uue klaveri peale. Täpsem, me just paneme seda päevaga kokku, kõik on oodatud. Te olete sinna kõik kutsutud ja siis muidugi kutsuksin teid ka liituma selle organisatsiooniga, et tõesti avaldada oma mõtteid, aidata nõu ja jõuga, ka väikse rahalise panusega kooli paremaks teha. Teeme koos Keila kooli paremaks.